Jälgides nõudlust ja trende IT-maastikul on ettevõtlus Kerkol Mainor valinud IT-valdkonnas üheks põhierialaks veebitehnoloogiat. Eesmärk on siis võimaldada üliõpilastel täiendada oma teadmisi ja valdkondades, mis on siis ettevõtetest enim nõutud. Nüüd tekib ikkagi küsimus, miks peaks potentsiaalne üliõpilase kandidaat valima laiemalt infotehnoloogia eriala või siis konkreetsemalt ka veebitehnoloogiate eriala. Selles osas me pöördume edukamate Eesti IT-ettevõtete poole ja vaatame, mida nemad sellest arvavad. Playtech põhiliselt pakub oma klientidele täiskasiinolahendust. See tähendab siis seda, et pakutakse kasutaja haldussüsteemi, kasutajale erinevaid kliente, pealhulgas siis kasiino, pokker, bingo, mis iganes veel võimalikke ja tulevikus leiutatavaid kliente, spordi peale panustamise veebilehekülgi ja eriti raiskadele klientidele portaali moodi veebilehekülge ka, siis, mis juba nõuab license'ilt või kliendilt ainult seda soovi kasiinoäris kaasa lüüa. ProExpert on juba aastast 1993 Eesti tarkvara turul ja sealhulgas ka mujal Euroopas. Ning me põhiliselt programmeerime tarkvara ning teeme ärianalüüsi. Meil on 4 sellist põhivaldkonda, milledeks siis on ärianalüüs, siis on telekommunikatsiooni back-end lahendused, industriaalautomaatika ja kaardimakse lahendused. Peamine valdkond ja kõige olulisem ongi veebiteenuste erinevad platvormid ja siis nende platvormide pakkumine, kas siis platvormi tegijate, lõppkasutajatele või neile, kes tahavad ehitada omaenda teenuseid. Täpselt arvutid ise asju ei tee, et see know-how ongi see kapital ju, ja see know-how on, muidugi neid on kuskil süsteemides ja nii edasi, aga suur know-how osa on ju nende samas tarkade poiste peas. Ja meil on mõned naised ka, aga üldiselt ikkagi on meil rohkem neid tarku poisse, peab ütlema IT vallas. Ma arvan, et teadmised ongi tegelikult kõige tähtsam vara, mis Zone Medial üldse on, sest kogu seda riistvara, mis me hoiame siin üle Tallinna 3-4 erinevas kohal, seda saab alati osta. Aga see teadmised ja kogu õpit, mis on 10 aasta jooksul kogutud, seda ei ole võimalik kuidagi kompenseerida, vähemalt kindlustusseltsi poolt mitte. Meie eesmärgiks on pakkuda lihtne ja kiire ja vastupidav platvorm. Sellest me kasutame lihtsaid tehnoloogiaid. Vaba vara, Linux, Apache, vabad andmebaasid, PHP. Veebitehnoloogiate poolt Flash ja erinevad HTML-i lahendused koos dünaamiliste HTML-i ja JavaScripti ja muude nende libraritega, mis sealt küljest tulevad. Keeltest on C ja C++ põhiliselt. Et kõik need tööriistad eraldi on alati igas ettevõttes niikuinii erinevad, et milleks miskit kasutatakse tarkvara arenduse protsessis. Siis telekommunikatsioonisektoris on põhiline programmeerimiskeel hetkel Java. Kasutatakse ka Microsofti .NET platvormi, aga üldine suund on ikkagi selline Enterprise Java ja suured rakendusserverid seal. Põhiliselt tuleb olla huvitatud sellest asjast. Selles mõttes, et see ei ole amet kindlasti, mille saab ühe korra selgeks õppida ja siis edasi lasta elu lõpuni sellega. Et põhimõtteliselt iga kuu on mõni huvitav uudis, millega tuleb tegeleda, mida tuleb lugeda, mida tuleb õppida. See peamine argument ongi see, et inimesel peab olema huvi. Mitte niimoodi, et mul on vaja kuskile kõrgkooli sisse saada, eks ole, saab mingi paberi kätte ja siis vaatab, kuidas edasi, eks ole. Kõik inimesed tegelikult võivad õppida IT-d, et see küll on arvatud, et see on rohkem selline reaalainetest võib-olla baseeruv, et inimesed
peavad nagu suutma nii-öelda aru saada tuumafüüsikast ja nii-öelda väga keerulisest matemaatikast. Noh, jah, see on nagu mingile maani on see nagu tõsi, aga samas on tänapäevases IT-s nagu tungib järjest rohkem peale selline nii-öelda kasutajasõbralikkus, mugavusdisain, et me ei saa nagu öelda ka selliseid kunstniku hingega inimestele nagu enam ei, et me näeme ise, et meil on järjest rohkem selliseid inimesi tegelikult ettevõttes vaja. Andmebaasid ja programmeerimine, et sellised asjad on need, mida minul oma töös läks nagu vaja, et just need ained ma pidasin oluliseks enda jaoks. Ega mul oli ka tunne see, et ma nagu ei oska midagi, et kõigest nagu natukene, et siis et kool nagu kinnistab sulle teatud mõtted, mis sul on olnud ja mingid asjad, mis sulle meeldivad rohkem, et sa saad nagu kindlama suuna võtta, et ega see IT on nii lai valdkond, et minu jaoks on ta nüüd nagu natuke kitsamaks läinud. Arendajaid on alati puudu, inimesed on hirmus kallid, neid on raske kätte saada ja nii edasi, ehk siis sama jutt, mida oskab rääkida suvaline IT-ettevõtja Eestis. Kuna ka nii-öelda turult on lugeda, et on spetsialiste vähe ja nii-öelda tööd on rohkem, kui nii-öelda jõuab teha, siis lihtsalt paraku jääb seda nii-öelda ressurssi lihtsalt aega-ajalt väheks. On üle 200 vaba IT-töökoha hetkel Tartu turul, nii et kui sa mõtled, kas siin potentsiaali on sellel harul, siis ilmselt siin seda potentsiaali ja töökohta leidub. IT-valdkonnas on meil 2 valikut, kas käia ajaga kaasas ja õppida uusi tehnoloogiaid või siis kaotada konkurentsivõime ja kompetents. Asudes õppima Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor, olete teinud kindlasti esimese valiku. Nii et astuge esimene samm ja alustage oma edulugu koos meiega.